Mul on suur rõõm teid tervitada meie Nissi kiriku 140. aastapäeva puhul ja on suur rõõm, et olete tulnud, et koos meiega seda aastapäeva tähistada. Ja nagu ikka, kui keegi nüüd soovib veel midagi öelda, siis praegu on selleks võimalus. Austatud peapiiskop Andres Puder, meie Nissi-Maarja koguduse õpetaja Lea-Jans Ülonen, kõik külalisõpetajad, hea Nissi-Maarja kogudus ja kõik kohalviibjad. On suur rõõm kõik üheskoos tähistada meie kiriku 140. juubelit. Need pidustused on kestnud juba siin paar päeva. Eile saime osa imelisest kontsertist, mida kõik üheskoos nautisime. Ja tänasel jumalateenistusel õnnistust ja nüüd veel hetk kõik koos siin seda suurt sünnipäeva tähistamas. Nissi vald on rikas, sest meil on oma kirik. Ja kirik on ühe valla jaoks väga oluline, tähtis. Ja see Nissi kirik on Nissis teinud ühe ajaloolise kihelkonna keskuse. On ju kirik olnud see koht, kus ammustest aegadest jagati eluks vajalikke väärtusi. Ja see on paik, kus inimene ikka oma hingerahu leiab. Vaadates, mis viimasel ajal toimub, siis tundub, et mõnedes on vajaka neid väärtusi. Aga Nissi-Maarja kogudus on väga hooliv oma kogukonna suhtes. Ja tema eestvedamisel on väga suur panus antud meie vallaelu edendamisele ja kogukonna tunde suurendamisele. Väga hooliv on laste ja noortega tegelemisel ja seda näitas ka see, et eelmisel aastal pälvis Nissi-Maarja kogudus Nissi valla aastapreemia laureaadi tiitli ja meie kirikuõpetaja aasta vaimuliku tiitli. Meil on suur rõõm, et just meie kirikuõpetaja Lea-Jans Ülonen on selle Nissi-Maarja koguduse eesotsas. Ja tal on hea toetav abikaasa Eiki, kellega nad koos veel eelmisel aastal pälvisid Harjumaa Pärli tunnustuse. Soovime teile teie edaspidistes ettevõtmistes jaksu ja energiat ja Nissi-Maarja koguduse liikmete arvu suuruse tõusu. Sest üks kogudus on täpselt nii tugev, millised on tema liikmed. Nii et rõõmu. Ja meil on siin üks kingitus. Väga aastad kohalviibijad, Nissi vallavalitsus ja volikogu on teinud isikse tagasihoidliku kingituse altari katete näol. Ja meil on väga hea meel seda teile üle anda. Meil on suur rõõm seda vastu võtta. Lea jäi õnnestuks siia seisma, ma arvan, et on teisteltki veel üle anda parimad soovud. Tere! Meie siis esindame Lehetu küla Siltsi ja Nissi-Maarja kogudusega on meil olnud ikkagi väga pikk ja hästi soe ja hästi tore koostöö. Need lapsed, kes on saanud siin käia, on alati olnud positiivselt arvestanud, kui nad tagasi tulevad. Ja siis praegu ma juba tean, et edaspidi, kui meil mingisugusedki plaanid on, siis me oleme alati mõelnud teie peale, et kohe tuleb uus üritus ja meil on kindlasti Lea abi vaja.
aga meie lapsed ise meisterdasid sügise sünnipäeva puhul sellised kausid ja siis juhatuse liikmega koos me käisime siis meie loodusõpperajal ja korjasime siis meie valla kõige ilusamaid taimi siia korvi sisse, et natukene soojust ja sügist ja minu arust see korv täiesti meenutabki seda koostööd, et see ongi soe ja tore. Et siin on väike kaart ka vahel, et see on ka ise tehtud. Aga aitäh! Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku turvakogudust ja meil on hea meel teid õnnitleda selle suure töö puhul ja lihtsalt öelda, et issand on kõrge, issand kena. Palju õnne! Kes neid igu hädasi leevendab, nendele soovime õnne, kes hinge hädasi leevendab. Ma arvan, et me oleme ikka väga õnnelikud, et meil on iga pühapäev kirik avatud. Mööda Eestimaad käies on väga palju neid, kus on teed rohtunud, on kord kuus, vahel ka veel harvem jumalateenistused, kuigi kirikud iseenesest on ju nagu tõelised kunstiteosed, kus kahte ühesugust ei ole kunagi ja need tasuks kõik läbi käia. Ja ma arvan, et kui me hommikul tõuseme ja meil on katus pea kohal, meil on hommikusöök laual, meie käed-jalad liiguvad ja meie mõistus on selge ütlema, mida me tahame teha sel päeval, siis meil on tõeline põhjus selleks, et tänada kedagi, kes on kõrgemal. Meie toime oma töös seda iga päev, kui palju see sõltub temast. Et te saaksite pingid soojemaks, et kui palju lätsid oleks vähe. Me oleme siis õnnelikud, mille poolest, sellepärast, et teil on oma pühasöömaaeg ja Riisipere kultuurimaal on oma pühasöömaaeg ainult uues ja uues ajastus, nagu tol ajal võis teha. Aga ma olen rõõmus alati, kui saame korraldada teie uhkes hästi kõlavas kirikus kontserte. Ja mitte ainult see, et seal peaks olema hinge ja vaimutuli, vaid ka see, et inimene on see, kes läheb sealt ka viimsele teekonnale. Sain selle mõtte ja idee ükskord, kui ma olin ühel ärasaatmisel ja vaatasin, et kirikul parasjagu oli kaduma läinud siis pühitsetud mulla jaoks kaasapanemiseks kauss. Ja nii saigi idee kohalikult meistrid tellitud, mis kirik 140, et ta kestaks veel kauem kui see pühitsetud koda. Ja oleks ikka nii, et kõik te leiaksite tee nii õnnistatud majja kui siia. 2 tükki on ju käsikäes ja ühendab ainult silmside. Õnnitlen kõiki, nii kirikuõpetajad, nõukogu kogudust ja kõiki, kes armastavad oma kogukonna kirikut.
kui nüüd ma vaatan, et kõik tegelikult on tulnud mingite asjadega siia, et õnne soovida ja mina nüüd antud hetkel siis Martin Kõrberi seltsi esindajana seisasin täitsa ilma asjata. Ja tegelikult on lugu selles, ma ühes lause ütlen Martin Kõrberi seltsi kohta. Martin Kõrber oli mees, kirikuõpetaja Ansekülas 150 aastat tagasi. Siis, kui Nissi kirik ehitatud, juba lahkus ametist. Ta oli mees, kes väga hoolis oma kogudusest, väga hoolis sellest, et kogudusel oleks oma laulud, mida laulda, oma lauluvara. Ta kirjutas väga palju laulutekste, ka oma lauluviise ja Martin Kõrberi seltsi ülesanne tänapäevas on seda kommet, et oma koguduse eest lauluvara kaudu ja igal viisi hoolitsetakse seda elus hoida. Ja palju mõistmist oleme leidnud just nimelt Nissi koguduses ja nii tihedat koostööd, kui on Martin Kõrberi seltsi ja Nissi koguduse vahel, tegelikult kuskil ei ole olemas. Sellepärast, et kui sageli see on niimoodi, et jälle Martin Kõrberi seltsi juhatajast üks mees helistab siia kohalikule organistile, ütleb, et kuulge, et oleks vaja teha koguduse lauluraamat. Ja siis mõte hakkas idanema ja siis tuli kohe, et me kingime teile selle mõtte teha oma koguduse lauluraamat, kingime teile selle kiriku 140. juubeliks. Ja nüüd see mõte, tähendab, et ma selle mõtte nüüd ütlesin ära, see on see ilma asjata kingitus ja mul on rõõm teada kirikuorganistina, see lauluraamat on ka valmis saanud, küllap õpetaja Lea ise räägib sellest. Aga praegu hoopiski ma tahaksin teha nüüd, et midagi ka tegelikult kinkida, tahaksin kinkida, oli meil niimoodi, et selle lauluraamatu presentatsioon tegelikult leidis aset eile ja täna jumalateenistusel, sest paljud neist lauludest, mida eile ja täna kuulsime, on selles laulikus sees. Aga praegu me laulaksime ühe armsa laulu, mis järgib seda põhimõtet, et koguduse laulud peaksid tuginema pühakirja tekstile. Ja nüüd, kuna sellel kogudusel on teatud side ka Soomemaaga, siis järgmine laul, mida me laulame koos Anuga, on Soome helilooja laul, Vesa Erkkiä laul ja eesti keeles ta kõlaks siis nii, et suurim neist on armastus. Need on kõigile tuttavad sõnad, piiblisõnad. Suurim neist on armastus. Ja see laulu me siis laulame ja kingime siis kogudusele selle suure tähtpäeva puhul. Armastusel on hindu, vaid õnneks saaks
nüüd oleks põhjust tegelikult natuke kopsakamalt plaksutada, sest Anu oli see, kes eile rivistas Riisipere segakoori, laululaste ja lapsevanemate segakoori rivistas kirikusse esinema ja täna laulis üleval kirikus laule kaasa ja laululehel tema nime ei olnud sellepärast, et veel üleeile ei olnud üldse selge, kas tema oma hääle saab tagasi või ei saa. Jumala abiga tänaseks meie palved on vilja kandnud ja see hääl oli olemas, et võiksime korraks kõik plaksutada. Ja kui Jaan siin rääkis lauluraamatust, siis ma nüüd lõpuks näitan ka. et selline on siis meie see lauluraamat, mis on selle aastapäeva puhuks tehtud ja siin on sees 46 laulu. Ja võiks öelda, et väga paljud neist on juba koguduses nii Jumala teenistustel lauldud kui ka lastetöös kasutatud ja sellest tuligi see vajadus, et miks peaks ainult üksikud saama seda laulda või peaks tingimata laulude tegema, kui võiks olla oma raamat, mida me võtame kõik endale teenistuse ajaks kätte ja siis laulame sealt koos neid armsaid laule, mida on paljus on kirjutanud siis need tekstid meie oma Nissimailt pärit esimene naiskirikuõpetaja Eestis, Laile Villenthal, kelle luuletuskogudel kindlasti vähemalt pooltel või väga paljudel on kodus olemas ja sellest kogust need tekstid pärinevadki. Laulsime need täna jumalateenistusel, need on sees ka selle kogus. Ma tänan teid kõiki nende toredate sõnade ja kingituste eest, mis olete meile täna toonud. Aga meilgi on teile väikseid kingitusi anda, sest meie kõige suurem väärtus on need inimesed siin samas paiga peal. Ja just teist moodustubki see kogudus ja kogu see elu siin koha peal teie panuses sellesse. Ja me tahaksime siis koguduse poolt teid omakorda tänada. Ja ma pean ütlema, et see, mis järjekorras me nüüd kellelegi tänu ütleme, et ei ole mingit järjekorda, mingit tähtsust, vaid kõik on lihtsalt segamini, tuleb nii nagu tuleb, et meie ei taha hinnata kellegi töö panust või suurust või vajadust siin. Ja ma palun siis neid inimesi, kelle nimesid ma nimetan, tulla siia. Salme Tammeoks. Laine Pootsma ja Jüri Pootsma. Monika Urakas. Karin Lehtme. Tiiu Kanter. Signe Liiv. Marie Suvarov. Ants Tammaru.
Iranen. Priit Laanekivi. Silja Konsa. Mare Rabi. Kaie Saar. Tiina Rannakivi ja Meelik Rannakivi. Eevi Vendla. Lene Arro ja Andi Arro. Õie Liik. Kaisa Teego. Helga Aasoja. Ja Helga. Kailin Argla. Rein Tulmi. Anneli Ajaks. Seda kui Missi kooli direktor. mitte kui vallavolikogu pigem. Aga valla poolt ikka hea, aga ma tahan siit praegu just hea kooli. Piret Riim. Raimo Villendaal. Anti Tammeoks. Arno Viitanen. Anu Kaljumäe. Juhan Särgava. Lugupeetavad, kindlasti väga tänan ja siinkohal ma tahaksin öelda sellist tähelepanekut, et sellest ajast, kui Lea siiamaile tuli, on meil sellise
taevalisema ja spirituaalsema hoolega väga palju asju asunud hästi minema. Ma tahaks selle kohta öelda, et Lea on oma töö tõsiselt hästi teinud ja on niimoodi, et Lea käest kunagi suur jumal küsib seda, et kuidas sa Jumalat teeninud oled. Tema käest ei küsi vana jumal, kuidas sa lehma pidanud oled. Minu käest küsib, kuidas ma lehma pidanud olen. Aga mina tahaks siis oma tööd sama hästi teha kui Lea, aga Leale olgu õnnistatud see töö, mis sa oled teinud ja et seda jõudu ja jaksu jätkuks. Hästi. Maria Sulo Mulgja. Anu ja Juha Väliaho. August Kirss. Ja Jaan Vaidla. Tervesi Suomesta. Tervisi Soomest. 10 vuoden aikana tämä Nissin seurakunta on tullut minulle tutuksi. 10 aasta jooksul see Nissi kogudus on saanud mulle tuttavaks. Ja nyt näyttää siltä, että täällä ei ole Suomesta muita vieraita kuin minä. Ja paistab nii, et täna ei ole siin Soomest muid külalisi kui ainult mina. Haluan tervehtiä teitä laululla. Ja tahan teid tervitada ühe lauluga. Olen kääntänyt Herraa hyvää kiittäkää virren oman lapsuuteni murteelle. Ja olen tõlkinud siis laulu Issandat head kiitke oma lapsepõlve paikkonna murdesse. Herra hyvä kiittäkää, ilo te ylistäkää, luoru kaikki laulakaa, luoja Isua kunnia. Pyhät isot korkeat, työnsä ja oikeat. Iso herrautensa, maas on niin kuin taivahas. Kiitos Jumalallemme, soikohon sydämistämme. Virsin laulu, salaminki, harpu huilu kantelehi. Kaikki johona henki on, kiittämähän jo tulkoho. Herra hyvä riamulla, halleluja, hallulla. Ja ma tahaks anda veel mõne kingituse
üle. Me tahaksime ühe nendest lauluraamatutest kinkida ka meie peapiiskopile Andres Põder. Minust endast suurt lauljat ole, aga selle eest ma katsun oma ametiposti ja positsiooni ja võimu kasutada, et panna teised laulma nii hästi ja nii palju kui võimalik on. Aitäh! Suur tänu! Ja samuti tahame ühe lauluraamatu kinkida Tõnis Nõmmik. Ja Kalle Kõiv. Siis tahaks ma meeles pidada siin meie mõningaid teisi kogudusi. Laitse kogudus. Ma kingiks teile ühe meie lauluraamatu. Ja Turba Nelipüri kogudus. Nii armas rahvas, ütleme siis selle söögipalve, mida väikese katekismuse kaudu on õpetatud ja on osanud kõik ilmselt need põlvkonnad, kes ka siin Nissi kirikus on käinud, nii et see ka ühendab meid. Kõige silmad vaatavad sinu peale, issand, sina annad neile oma loa omal ajal. Sina teed lahti oma helde ja rohke käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Õnnista issand neid ande laual ja meid siin laua ääres sinu laste perene ja ole ise oma püha vaimuga meid ühendamas ja meie keskel. Aamen. Ma palun siis kõiki astuda julgelt söögilaua juurde.